need liituvad meiega siin jooksvalt, et teeksin väikese sissejuhatuse kõigepealt ära ning räägiksin hästi põgusalt seda, et kuidas me tänase koosoleku läbi kõige paremini viime. Et igal juhul tere tulemast meie tänasele arutelule, et kõik Veerenni asumi elanikud, ümberkaudsete majade elanikud, juudi kogukond. Et täna on meil siis plaanis korraldada juudi Vana Kalmisti territooriumi eskiisi tutvustus ning nagu te mäletate, siis eelmisel aastal oleme me juba teile tutvustanud eskiisi ning vastavalt siis Kalmistu maa-alal tehtud arheoloogilistele uuringute tulemustele ja varasemalt siis ka saadud teiepoolsele sisendile nii kohalikelt elanikelt kui ka juudi kogukonnalt on meil nüüdseks siis valminud projekt, mida me tahaksime teile tutvustada. Ning kuna projekt on peaaegu juba valmis, siis edasi liikuda ka, arutada teiega läbi, vaadata, kuulata teie tagasisidet ning liikuda edasi siis juba ehitusloani ja hakata ka tõesti seda projekti ellu viima. Ning oleme endale seadnud ka päris ambitsioonika eesmärgi selle suvega enamuses ja suures osas ka valmis saada. Ja tänasele koosolekule või kohtumisele või ka arutelule, ükskõik kuidas me seda täna nimetame, on päris palju registreerunuid, mis tähendab seda, et minul on teile palve, et tänast kohtumist läbi viies, et kõik saaksid sõna ja et see oleks võimalikult selline kiire ühelt poolt ja keegi ei jääks oma sõnast ilma, et me küsimused teeksime pärast ettekannet. Täna on meiega tulnud jagama seda eskiisi ja rääkima ja tutvustama maastikuarhitekt Toomas Põld Loovmaastikust, kes on nii eskiisi kui ka põhiprojekti autor. Ja me oleme planeerinud seda sellisel moel, et umbes poole tunni jooksul annab härra Põld ülevaate, mis on plaanis, näitab meile pilte ja pärast seda kuni tunni jooksul meil oleks võimalik ka esitada küsimusi, arutleda ja võib-olla oma murekohti jagada ning et see kõik kõige paremal moel saaks toimuda. Ma teen ettepaneku, et kõigepealt kuulame Toomase ära ning seejärel esitame küsimusi. Küsimusi on põhimõtteliselt võimalik esitada kahel moel. Et üks on siis võimalus tõsta kätt. Selleks on teie ekraanil kõige ülemisel real selline käemärk. Ma tõstan selle korraks üles, et te näeksite, siis see tuleb sellise siia alla riba peale kollane käsi. Ning ma püüan siis jälgida, et kõik käe tõstnud saaksid ka sõna. Ja kui te olete sõna saanud ja oma küsimusele vastused, siis mul on palve, et te võtaksite ka siis uuesti selle samale märgile vajutades oma käemärgiga maha, sest muidu ma pakun teile varsti uuesti sõna. Ning teine võimalus on kirjutada oma küsimus chati, ehk siis käemärgi kõrval on selline mullimärk. Kui te sinna vajutate, siis paremale poole tuleb koosoleku chat ning siin on võimalik oma küsimus, arvamus kirja panna ning me näeme seda ja püüame siis vastata. Ja kolmas palve on siis seotud sellega, et palun lülitage kõik oma mikrofonid välja selleks hetkeks, kui te parasjagu sõna ei võta. Et siis tuleb vähem sellist taustamüra ja sisse koosolekule ja on lihtsam kuulata. Ning kui te võtate sõna ja tahaksite ka meile oma ennast näidata, siis loomulikult võib ka sisse vajutada kaamera, et me teid kõiki siis saaksid teid näha. Aga nagu öeldakse, et kui liiga pikk on sissejuhatus, siis see on kehv sissejuhatus, et ma annaksin nüüd kohe sõna siis Toomasele, kes on projekti autor ning Toomas jagab meiega ekraani ning annab teile siis ülevaate, kuhu me oleme tänaseks päevaks jõudnud.
Ja kõige viimane. Ma loodan, et kellelgi ei ole selle vastu midagi, me ka salvestame tänast kohtumist ja see on siis selleks lihtsalt, et kui me midagi kokku lepime ja on vaja teha pärast väike kokkuvõte ja protokoll, et siis meil on võimalik seda ka üle kuulata. Nii et siis see on ka maha öeldud. Ja annaksingi siis kohe nüüd Toomasele. Palun, Toomas, ekraan ja kõik on sinu. Aitäh, et selle toreda sissejuhatuse eest. Kohe küsin ära, kas asendiplaan on juba kõigile nähtav? Jaa, see on nähtav, aga ainuke mure, et kas seda saab natukene suuremaks teha äkki? Jaa, seda saame küll teha. Et eks ma olen ka praegu nagu natukene siin puhkuse ajal siin piiratud võimalustega, aga katsume selle esituse ikka ära teha. Et omalt poolt sissejuhatuseks veel nii palju, et 2019 me tõesti koostasime siis kõigepealt eskiisprojekti ja hiljem siis juba projekteerimise hanke käigus õnnestus siis saada ka see põhiprojekti koostamine ja tegelikult täna siis toimubki ikkagi selle põhiprojekti esitlus, mis on siis hetkel ehitusloa menetluses ja põhiprojekti, nii eskiisi kui põhiprojekti koostamisel oli siis meid kokku 3 maastikuarhitekti. Mina siis oli meil veel Kaisa Kuusik ja Maret Taabel maastikuarhitektidena. Lisaks on põhiprojektis siis kaasatud ka meil ehituskonstruktorid, kes aitasid meil just nende ajalooliste paekivimüüride taastamist lahendada ja siis on veel valgus- ja valgustite disainerid Keha3, kes siis püüdis siia leida siis sobiva välisvalgustuse lahenduse ja lisaks veel Anraco OÜ, kes aitas meil siis selle välisvalgustuse tehnilise poole osas ja teedeinsener Tiit Korn siis teede koha pealt. Et kõigepealt ma näitakski seda asendiplaani, et siin on et nüüd sõltuvalt sellest, kui suur ekraan kellelgi on või kui hästi ta näeb, et see asukoht on siis Magasiini tänava ääres, selles kohas, kus siis Magasiini tänav põhiharu kulgeb siit poolt ja siis kõrval tupikharu on siis siin nii-öelda paremal. Ja projektala siis hõlmabki või projektala jääb põhimõtteliselt selle ajaloolise juudikalmistu piirdemüüri sisse, kuid natukene siis ütleme sellise mõningate tehnilistel põhjustel ja ka ütleme sellise liikluse pärast me siis tegelikult võtsime natukene ka seda ala väljastpoolt juurde, näiteks siin, kus toimub siin üleval pool, siis kus toimub Magasiini tänava hargnemine. Siia me oleme siis näinud ette sellise rohelise pauna, mis siis tegelikult ongi selle eesmärgiga, et see tupikharu, et siin ei oleks see ristmikuala nagu liiga laiali valguv, vaid oleks ikkagi natukene konkretiseeritud ja ka ristumine oleks siis selle põhitänavaga 90-kraadise nurga all, mis tagab siis nagu sellise parema vaadeldavuse ja nähtavuse. Ja see kõik on just liiklusohutuse eesmärgil, aga liiklus rahustaval põhjusel. Lisaks on siis siin Magasiini tänava põhiharul siin allpool on näha, et me oleme siis tekitanud siin siis
graniittäringukiviga sellise tasapinnasõidude alale, kus on siis jalakäijate ja autode ristumisala. Noh, seda võiks tõlgendada mingit moodi ka shared space alana ehk siis selline jagatud ala, et kus siis nii jalakäijad kui autojuhid peavad olema ettevaatlikud ja üksteisega arvestama, et siin oli ka see põhjus, et kuna siin on see vaikne park on siin teisel pool teed, et siit ka see jalakäijate ületus juudi kalmistu alale oleks nagu jalakäijatele mugavamalt tagatud. Siis nüüd minnes nüüd selle ala enda juurde, et kõik vist on tuttavad, milline ta praegu on, et need müürid on seal küllaltki kehvas seisus. Et me oleme nagu üldpõhimõtteliselt selle juudi kalmistu ala siis vastavalt ka linnapoolsetele juhistele, lähteülesandele ja nii edasi jaganud siis mitmeks erinevaks väiksemaks ruumiks, et seal see kalmistu alal viibimine oleks ka hubasem ja mõnusam. Et kui nüüd alustame siit päris algusest, siis siin peavärav on siis selle koha peal siin, et siin ees on siis meil selline sillutatud väljak, kus saab ka vajadusel koguneda ja nüüd ma hakkan paralleelselt näitama ka neid illustratiivseid pilte, et oleks asi nagu paremini arusaadav, et tegelikult siin asendiplaanil on meil ka tegelikult on siin natukene võib-olla, et siin on ka need vaatesektorid näidatud, kus meil mingi vaade on tehtud, et kui nüüd siit väljaku poolt vaadata, nii, vaatan ka niimoodi. Et siis see peavärav siis hakkaks tulevikus välja nägema selline, et siin meil oli tegelikult projekteerimisprotsessis veel välja pakutud esialgu 2 varianti, et kas me taastame selle väravaehitise täpselt nagu nii palju, kui seda oli võimalik ajaloolise materjali pealt nagu välja lugeda, et võimalikult autentsena või siis minna kuidagi katuse suhtes lihtsama lahenduse teed pidi, aga jäi siiski, ühesõnaga enamik arvas, et oleks õige ikkagi võimalikult autentselt see taastada. Seal on selline, kus ma ütlengi siis küllaltki laia räästaga hästi madal sihuke kelpkatus seal peal. Ja eks ta siin jätab ka natuke siukse lõunamaise arhitektuuriga mulje, et selline ta võiks tulla ja siit nüüd on väikse natuke erineva nurga alt need vaated, et siin on ka näha, et siia peavärava juurde siis ütleme siin magasiini põhiaru läheb nüüd siit paremalt poolt, et siia on siis ka tänavaäärde ette nähtud parkimiskohad, seal on tegelikult praegu ka, aga nad ikkagi võiksid olla ilusti rajatud nagu sellised parkimistaskud tee äärde äärekiviga eraldatult ja ka jalgrataste parkimine oleks nagu siin kõige ees siis selle autode parkimisrivi nagu otsas. Loogiliselt, et siia peavärava ette me nagu mingisuguseid rajatisi ei näeks, et ta oleks selline tühi väljak, et see juba kaugelt ikkagi see värav oleks nagu puhtalt vaadeldav. Nii, siis et nüüd siia väravast sisse liikudes on siis ajalooliselt olnud siin, kus te näete, on need tähistatud need 2, 3, 4 ja 5, ja siin on tegelikult ka sellise punase viirutusega müürid, et seal on olnud siis ajaloolised hooned. Need siis me tegelikult
nägime ette, et need müürid taastada selliste madalate istumisaladena ja nende hoonete müüride sisse saab siis oleme nagu kavandanud erinevad peenraalad, erineva taimestikuga, peamiselt on seal kukeharjad ja sellised, mis näelda siis ka nagu seal ka suudavad vastu pidada. Ja ka seintel oleme, kuna see on nüüd see asukoht, kus piirdemüürid on võimalikult veel kõrged, siis on siin võimalik ka natukene ronitaimedega seda müüriala liigendada. Et see on nagu selline esimene väiksem siis ruum, kui nüüd sinna juudi kõngile siseneda. Seal edasi nüüd on meil siis natukene siukse kõrgema haljastusega eraldatud siis järgmine ruum, siin kus on need tähistatud siis eksplikatsiooni numbrite 6, 7, 8, 9, 10, et see on nagu siis järgmine ruum, kus siin vahepeal on ka mõned pimedad vaated sellest esimesest väiksemast ruumist. Ja siin nüüd on siis näha see järgmine ruum, et kui nüüd väravast sisse tulles, siis oleme nagu see ruumi lahendus nüüd ei baseeru küll ajaloolisel kihistul, kuid ta ongi nagu sellise, kuna üldprintsiibis oli see, et see kolmnurkne ala oleks rohkem selline aktiivsem pargiala ja see ruudukuuline kui nüüd asendiplaani vaadata, siis et see ala oleks siis nagu selline aktiivsem tsoon ja seal, kus on need suur ja väike kabel, et sealt tahapoole jääb ruudukuuline ala on siis peamine nagu matmisala olnud ja see jääks ainult lilleniidu alaks, et siit nagu edasi minnes, et see teine ruum nagu, et sinna me oleme ette näinud sellised tõstetud peenraalad, peenrakastid on kavandatud kortenterasest ja mõlemala poole serva, siin on ka natuke näha, on siis kavandatud puidust kingpiiged, et vasemal pool siis ilma pergolata, paremal pool pergolaga, et siin on veel paremini nagu näha see, ja peenrakastidesse oleme ette näinud erinevad siin kõrrelised ja sibullilled, et ka siis terve vegetatsiooniperioodi vältel oleks seal ka midagi õitsemas. Siis siin on veel neid erinevaid pilte sellest ruumist. Siin on nüüd siis värava poole vaadatuna. Siin ka mingi öised sellised vaated. Siis siit edasi minnes nüüd jääb siis see ala siin, kus on nüüd näha sellised üksikud rõngad. Need tegelikult tähistavad siis tammepuusid, et siin ka valgustuse disaini puhul või valgustite disaini puhul oli meil siis see idee koorus siis koostöös Keha 3-ga, et kuna tamm kuulub ka õlipuuliste sugukonda ja kuna juudi kombestikus on, et surnuauks nagu istutatakse puu, siis tegelikult sellel alal me oleme ka seda nagu niimoodi tähistanud, et oleme siin sellise ebakorrapärase paigutusega
kavandanud sellised kitsavõraga tammepuud, kokku on need siin 6 tükki ja siis valgustite disaini koha pealt siis on meil sellised tammepuu disainiga valgustid kavandatud. Et siin on ka tegelikult, siin on ka natukene näha, vaatan, kas siin on ka siis, et on sellised, ütleme, siin on see valgustimast, mille küljes on siis sellised üksikud tammelehti meenutavad terasest lehed ja ühtlasi ka see, kuidas see valgus siis on see, mis nagu siis valgusallikast valgust peegeldab siis maapinnale, on ka siis selle tammelehe lähemale näha siis paremini. Tammelehte meenutav. Nii, siit edasi minnes jõuamegi siis tegelikult juba suure kabeli juurde. Et siin ka on vaade on näha siis sellest vaade siis nendele kavandatud tammedele. Nii, siin samamoodi. Siin on siis, ütleme, see on nüüd see on nüüd juurdepääs Juudi kalmistule siis selle Magasiini tänava, Tupik tänava osast. Siin on nüüd siis suure kabeli nii-öelda siis, kuidas nüüd öeldagi, siis mitte vundament, kuid siis müürid. Jällegi me oleme kõik need ajaloolised välja arvatud siis piirde müür ja värava ehitis, mis taastatakse 100%, on kabelite puhul siis oleme teinud siis ettepaneku, et need, ja see tegelikult oli ka juba lähteülesandes, et neid taastada madalate müüridena, kuhu siis ütleme nende lähedastel või kellel on seal kõige lähedane ka kunagi maetud, et neil on võimalik tuua siis kivi tema auks sinna ja panna sinna selle kabeli müüri nii-öelda sisse, et seal on ka nagu selles suhtes on ta, väljastpoolt on ta kuskil kuni 80 sentimeetrit kõrge ja siseosas on siis nii kõrge nagu see treppi ülemine serv, ehk siis kuskil 40 senti on ta seestpoolt kõrgem, et sinna saab siis nagu kivikesi paigutada. Tegelikult väikse kabeliga on siis kavandatud samasugune võimalus. Ja suure kabeli ümber on siis, kuna ta jääb ikkagi, kuna siin on ajalooliselt olnud ka siis kogu, ma näitan korra vahepeal asendiplaani, kogu seda kalmistu ala on siis risti läbinud selline madalam müür, siis ongi, siin tekibki nagu selline väike aste ja selleks, et suurele kabelile saaksid juurde pääsuga ratastooliga liikujad, et ka neil oleks võimalik siis mõlemalt poolt juurde pääseda, et see mõlemalt poolt see pandus on kavandatud just sellepärast, et kuna ta on ikkagi sümmeetriline ehitis, siis see nagu oleks nagu selline sobiv lahendus. Nii. Ja nüüd siit edasi, siin on nüüd näha, siin jääb nüüd see suure kabeli puhul on nüüd see, mida nüüd antud projekti küll ei lahendatud, oli tegelikult üks ka juba näelda siis lähteülesandes antud mõte, et tuleks tekitada selline suur stend, kuhu siis saab paigaldada pildi sellest suurest kabelist
mida siis, kuna me ei taasta seda, siis oleks võimalik inimestel vähemalt näha, milline see ajaloos oli. Ja ta peaks olema siis ka selline, mis saaks pimedal ajal seest poolt valgustatud ja see peaks tulema siis eraldi projektiga siia juurde. Ja siin jõuame nüüd siis, siin on jällegi näha see suur kabel, kuid ka piirdemüür ja siin selle madala piirdemüüri peale on siis ette nähtud paigaldada need hauakivid, mis leiti siis Reidi tee kaevamise käigus ja need on siis paigaldatud siia madala piirdemüüri peale. Ja siin on ka siis näha, et see lilleniit, mis jääb siis siia kõrgemale alale, kuhu siis tegelikult nagu seal ei ole ka ette nähtud, et keegi kõndida saaks, et saab ainult selle ümber suure kabeli ja ka ümber väikse kabeli kõndida. Siin on näha siis väike kabel, mis on kohe siin Magasini tänava põhiaru kõrval. Veel kord näitan asendiplaani ka, asukoht on tal siin. Ja siin on veel siis vaateid ka sellest pimedast situatsioonist, et valgustuse koha pealt on nii palju, et lisaks nendele tammepuu disainiga valgustitele on siis nii need seal peavärava juures need abijoonete või tähendab nende ajalooliste hoonete müürid, kuhu me oleme siis istepingid kavandanud, et need müürid on siis sealt müüri see ülemise serva alla me oleme kavandanud siis sellised valgusribad, mis siis valgustavad pimedal ajal seda müüri ja samamoodi on selle suure ja väikse kabeliga, et eesmärk on siis see ajaloolised ehitised tuua ka pimedal ajal esile. Nii. Ja mis puudutab nagu materjale, siis kõik ajaloolised ehitised, nii nagu nad on ka valdavalt olnud, siis taastatakse ja rekonstrueeritakse siis paekiviga ja pealt kaetakse dolomiitplaadiga. Ning kõik jalgteed nii kalmistualal sees kui siis kalmistuala ümbritsevad jalgteed on siis kavandatud graniitplaadiga ja ütleme sellised need ehitised nagu ütleme siin need kollased laigud, mis on siis need kortenterasest peenrakastid ja need lillad ristkülikud, siin on siis need kiikpingid koos pergolatega ilma, et need on siis ühesõnaga puidust. Et siis ongi nagu tekib ka see materjali kontrast siis uute ja vanade ehitiste vahel. Et see oleks nagu sissejuhatuseks kõik, et mul natukene hääl ära läinud, vabandust. Et ma nüüd siis siinkohal hetkel lõpetakski võib-olla omalt poolt, et ootan küsimusi ja muid tähelepanekuid. Aitäh! Aitäh Toomasele ning on tulnud ka juba esimene küsimus ja on küsimus, et kui suur on pindala, et ilmselt siin saab rääkida tervikpindalast, aga tegelikult ka nende väiksemate ja liigendatud osade pindalast. Et ma nüüd peast täpselt ei mäleta, minu meelest oli see, kas see oli midagi kusagil 1 hektar, aga ühesõnaga piisab, kui ma ütlen siis kogu ala pindala või? Jaa, just. Et ma kohe vaatan, pean ise ka järgi vaatama, et mul ei ole need sellised numbrid ei hästi nagu meelde, et vaatan kuskil vist oli meil.
et ma praegu ei julgegi peast öelda, ma korra pean lahti võtma, aga et vaatame tegelikult, pean ühesõnaga teise programmi lahti vaatama, et seda täpselt ala suurust vaadata, et kui on mõni uus küsimus juba, et siis ma võin sellele vastata, nii kaua kui ma nii-öelda siis selle järgi vaatan. Et siia chati on ka juba tulnud pakkumisi, kui suur võib see ala olla. Et siin on pakutud 0,3. Aigar Palson ütleb 3,36 hektarit. Aga... Ei, vabandust, 0,36 on õige. Just 0,... Juurde tulevad parkimisalad ehk projekteerimisala on külgnevate teedega pluss see kolmnurk, mis on teema osa, sinna tuleb see veel lisandub. Nii, tähendab, mina sain nüüd ka koos kõigi ühesõnaga kaasnevate nüanssidega, mis meil on siin seal ristmiku piirkonnas see Haljasala paun ja ütleme siin, et kuhu tulevad mingid tänava peale veel taastatavad sillutised ja nii edasi, et siis ma saan siin 6700 või isegi 6800 ruutmeetrit. Aga siin on väikse varuga, et tegelikult võiks öelda, et see mis piirdemüüri sisse jääb ja võib-olla natuke sealt sellega piirnev kõnnitee, et siis võiks öelda ümmarguselt siis 0,5 hektarit. Ehk siis 5000 ruutmeetrit umbes. Aitäh, selle saime selgeks, et härra Gennadi Krambergil on küsimus, et palun. Tere! Mul on siin mõned küsimused, kui lubate. Kõigepealt tahtsin küsida, et see suure kaabeli kohta. Ma mäletan, kui oli pärast sellise arheoloogilist uuringut, siis tuli välja, et seal on säilinud ka põrandaplaadid, mis oli originaalkaabelis. Kas on plaanis need plaadid kasutada ka või eksponeerida kuidagi või siis nad jäävad sinna? Kus nad praegu on? See on hea küsimus, et me tegelikult praegu protsessi nagu ellu viia, kui nüüd tahta tõesti neid ajaloolisi põrandaplaate nagu eksponeerida või tuua sealt maa seest välja, et siis see tähendab, et need tuleb välja kaevata. Nii või naapidi tuleb seal kaevamistöid teha, et sellele ajaloolisele suure kabeli siis vundamendile laduda siis nüüd see uus müüriosa peale. Et see on tegelikult ma arvan, et mina üksi kindlasti sellele praegu vastust ei saa anda, et see tegelikult tähendaks, et siis tuleks seda projekti nagu selles võtmes korrigeerida, kui nüüd tõesti on ikkagi soov ja kõik näevad peavad seda vajalikuks ja võimalikuks, et need plaadid nii-öelda siis maapinnale tuua ja neid eksponeerida. Lihtsalt nad on päris ilusad plaadid ja nad, ütleme, ainukesed, mis on säilinud sellest originaalist.
praegu, nii et kahju muidugi, et nad jäävadki sinna kaetud ja siis midagi. Mul on teine küsimus ka seoses sellega, kas see, et kasutatud paekivi selle kaabeli nagu selle perimeetri märkimiseks, see oli ilmselt taotluslik, sellepärast et nagu kivi, mida seal kasutatakse peamiselt paekivi, siis originaalkaabel oli, kui vaadata need vanad pilti, siis nad olid vist graniidist. No me lähtusime praegu sellest, et kogu see ajalooline osa teha siis teha nagu mingis mõttes nagu ühes võtmes või et ühesuguse materjaliga, et ma vaatasin ka neid ajaloolisi pilte ja muidugi foto pealt siiski ma isegi ei tuvastanud ära, et kas ta on graniit või on ta hoopis midagi kolmandat. Aga kuna foto oli mustvalge ja selline, nagu ta oli, aga see on muidugi jälle, No selge, ei, ma lihtsalt see on tegelikult arutelu koht, et eks see graniit on natukene kallim ka, aga kui seda ikkagi jällegi mitmed teised osapooled peavad vajalikuks, siis see on jällegi, kuna praegu on iseenesest see projekt ehitusloa menetluses, kus sellele projektile tehakse erinevaid tähelepanekuid, märkusi, ettepanekuid ja tegelikult ka tänase koosoleku käigus ju need ettepanekud ja mõtteid saavad kõik esitada, et siis tegelikult on need olulised küsimused, mis te esitate, et neid saabki siis nagu kaaluda ja siis ütleme siis pärast tänast arutelu siis otsustada, või juba tänase arutelu käigus võib-olla suudame siin otsustada üheskoos, et kas saab nii või teisiti või et mis on parem ja kas ühesõnaga, jah. Sissepääs siin selle alale, selle magasini tänava tupikosast, kas see jääb sama lai nagu praegu või seal, sest selles pildis, mida te näitasite, tundus, et ta on natuke kitsam kui praegune? Ja tegelikult, kui ma zoomin selle, te näete seda asendiplaani, jah? Praegu, jah. Siin on tegelikult näha, et siin, ütleme siin, kus ma nüüd käega näitan, et need osad nüüd, jah, see ja siis siit poolt ka väike osa müür taastatakse. Et ta tegelikult selle laius jääb vist kusagil 2 meetrit, kui ma nüüd, jah, minu teada vist 2 meetrit on laius. Et kuna ta on tegelikult, ta on kõige kõrvalisem juurdepääs tegelikult sellele kalmistu alale, et me ei näinud ka põhjust, et teda peaks nagu laiemaks jätma. Selge, aitäh. Ja viimane küsimus, kas väravad selle originaalpildis on näha, et väravatel oli ka Taavedi täht peal. Kas sellel skeemil pildil seal ei olnud või see tuleb pärast? Üks moment, ma kohe nii. Niimoodi. Jah, et siin tegelikult on nüüd see siis projektijoonis, et seal illustratsioonil ei pruukinud ta hästi näha olla või teda polnud, aga tegelikult see, mille järgi nüüd ehitama hakatakse, on siis siin. Selge. Ja mis mul jäi tegelikult mainimata seal esitluse käigus on see, et siis kuna praegu tegelikult ei ole teada, et mis see infotahvli vajalik siis tekstiline maht on, et me oleme näinud siis väravaehitisel mõlemale poole väravad, siis siin, kus on need hallid ristkülikud, et need on siis need infotahvli asukohad, mis on klaasist, kuhu siis tuleb siis see kalmistut tutvustav tekst 4 keeles siis. Ja, no kui on teada, kui on see nende plaatide suurus, siis selgub, kui palju teksti mahub.
Plaatide suurus on meil tegelikult siin isegi fikseeritud, mis on siis 1 meeter kõrge ja 0,5 meetrit lai. Ehk siis 1 korda 0,5 meetrit on selle klaastahvli suurus. Aitäh teile vastuste eest. Jah, palun. Nii, ja siis on tulnud ka mõned küsimused chati ja ka minule, et püüan need ära vastata ja siis seni Toomas Põld saab juba temale suunatud küsimusi vaadata, et saab samamoodi vastata. Et alguses sissejuhatuses ma tõesti ütlesin seda, et meil on ambitsioonikas plaan ja kui me saame ehitusloa kätte, leiame endale ehitaja, siis esimesel võimalusel me hakkame ehitama. Ning see ambitsioonikus seisnebki siis sellest tõesti, et kui kõik läheb hästi ja saame kiirelt toimetatud, siis me tahaksime tõesti selle suvega valmis saada, ehk siis sügiseks oleks kogu see projekt nagu ka ellu viidud. Küsimus, et kui suur on eelarve? Üks on tõesti, mida me nagu natuke ka tõesti kardame väga avameelselt siin öeldes, on, et kui palju meil tehakse pakkumust kogu selle ala siis välja ehitamiseks. Meil on planeeritud eelarves 400 000, aga kui palju see lõpuks läheb, kas me tuleme välja, kui palju tuleb puudu, et seda tegelikult näitab siis tõesti juba elu ja see, et milliste pakkumistega hankesse tullakse, et täna on seda praktiliselt veel võimatu ette näha või ette arvata. Ja kolmas küsimus, et kes ja mis rahade eest seda siis ka hooldatakse, et kuna see on kesklinna valitsemise alas, siis päris täpselt me ei ole seda veel kokku leppinud, aga suure tõenäosusega jääb see ikkagi siis kesklinna valitsuse hoolduse alla. Need olid sellised kiired vastused küsimustele. Nii, ja siis järgmisena annaks Toomas Põllule sõna vastata siis Georg Poslavski küsimustele, mis on chatis. Kas te, Toomas, näete neid küsimusi? Või ma loen ette? Võib ka ette lugeda, et ma üritan praegu leida nagu need üles, siin on seda chati juba päris palju ette. Aga küsimus on siis esitatud, et simulatsioonis on näha piirimüüride taustal kõrged puud, kust need sinna saavad, kui suured puud, mis müüride ääres praegu kasvavad, kas need võetakse maha? Nii, vaatan kohe, kas mul see... Tähendab, nii, siin on tegelikult olemasolevast olukorrast näha neid puid natukene. Et siin see, mis nüüd seda illustratiivseid pilte puudutab, et seal need suured puud, mis seal on tegelikult need samad tammed, aga see, mis seal taustal kuskil on, see on lihtsalt, ütleme, selline lihtsalt midagi taustaks tekitatud, aga tegelikult on see, et see olemasolev kõrghaljastus, mis on ka meie poolt ära hinnatud, et ega seal juudikalmistu alal kasvab ikkagi selline võsundiline, isetekkeline isetekkelised puittaimed, mis ei ole istutatud ja mille väärtus on väga madal ning nad enamuses on seal nagu sealt piltidelt ma korra näitasin, nad on väga piirdemüüri lähedal, siis selleks, et üldse me seda juudikalmistut saaksime ka müüride taastamise osas korrektselt teha, tuleb need puud likvideerida. Aga nüüd nii palju võin küll öelda, et need puud, mis nüüd jäävad siia päris lõunaossa, mis jäävad juba tegelikult naaberkrundile, et me kuskilt naaberkinnistult ühtegi puud maha ei võta, et likvideeritavad on ainult need puud, mis on juudikalmistu alal ja siis juudikalmistuga piirneval tänava maa-alal.
et siin all on siis Magasin tänav 29, elamumaa, et seal kõik need puud, mis seal müüri lähedal on, nad on piisavalt kaugel müürist, seal 1,5 meetrit, et need saavad säilida ja nad müürile mingit suurt kahju praegu ja lähitulevikus ei tee. Et sellepärast ei pea muretsema. Aitäh küsimuse ja vastuse eest. Tulnud on veel üks küsimus, mis puudutab antud vana-juudi kalmistu ajaloolist tausta ja lugu. Et projekti seletuskirjas on sellest natuke ka kirjutatud, aga et oleks soovi siis ilmselt lugeda rohkem ja viia ennast kurssi, et kas seda saab kuskilt lugeda, on küsinud Katrin Baas, et kas oskab sellele härra Toomas Põld natuke vastata või juba ka härra Kramberg või keegi juudi kogukonnast? Et ma projekteerijana võin nii palju öelda, et tegelikult meil juba eskiisi staadiumis enne eskiisprojekti tegemist olid linna poolt koostatud mitmed uuringud, arheoloogilised ja ka minu teada olid ühed eritingimused veel lisaks, et seal oli vähemalt 2 erinevat dokumenti päris põhjaliku sisuga, et selles suhtes, et kui nüüd keegi teine seda ei saa teha, et siis meie saame iseenesest neid dokumendi lingid ka kusagil üles panna ja niimoodi, et saab siis nende nii-öelda lähteandmetega põhjalikumalt tutvuda. Aitäh. Ja ma näen, et on ka 2 kätt püsti, et esimesena on Aigar Palsneril. Aigar, palun. Ja tere, kuulete mind? Kuuleme. Et seda, et Gennadi küsimuste valguses ma tõssin käe, et teadmiseks või arusaamiseks kõigile, et me oleme praegu põhiprojekti faasis ja põhiprojekti alusel me tellime ehitusluba, mis puudutab nüüd neid kabelialuseid kivisid ja nende eksponeerimist. Mina jätaks selle tööprojekti koostamise faasi. Teadupärast tööprojekti peab koostama ehitaja ja kui seda kasutusluba hakata taotlema ja kindlasti ka siinkohal, et arheoloogiline järelevalve tuleb meil objektil ja peab olema ja koostöös siis arheoloogidega juba leida sobilik lahendus. Teine küsimus on see, et me oleme eelarves vägagi ka kinni, et mis see nagu maksma võib minna, et ehitushinnad ja kõikide materjali saadavusega me oleme praegu Ameerika mägedel, et need muutuvad ja päevadega toimuvad igasugused korrektsioonid. Ja sama asi oli ka Gennadi küsimusel, et graniit versus paekivi ja teisalt ka objekti valmimine ja graniitkivi saadavus on siin. Et võimalik jah, et mitte võimalik, aga vajalik oleks seda tööprotsessis ja tööprojektis juba lahendada ja veel kord koostöös siis muinsuskaitse arheoloogilise järelevalvega ja koostöös siis objekti meeskonnaga, et praegu see põhiprojekt menetletakse kuni ehitusloa lõpuni, et ilmselgelt ei taha seda ust millegi ees nagu kinni lüüa, et soov on teha nagu parimat, aga võimalused objektiivselt piiravad meid. Aitäh, Aigar, selle selgituse ja täienduse eest, aga mis puudutab tõesti härra Poslavski kirjutatud ka chati, et olemasolevast rahast seda valmis ei tee, et tõesti nagu ka Aigar Palsner just ütles, et eks siin aeg teeb oma töö ja mida edasi läheb, seda ka kallimaks lähevad ka materjalid. Aga nõustun täiesti sellega, et see olemasolev müür on väga halvas seisus ja kohati on ta seal lausa olematu ka, et see tuleb uuesti laduda ja tõenäoliselt olen ka täitsa nõus, et see lähebki päris kalliks. Et kas selle müüri osas härra Toomas Põld äkki tahab ka midagi kommenteerida? Et meil tegelikult ega
mina seda nii hästi ei oska kommenteerida, kui oskaks nii-öelda siis konstruktor, kes meil oli kaasatud, aga konstruktorid tegid väga põhjaliku analüüsi sellele ja selles suhtes selle kohta sai koostatud täitsa eraldi projekti osa. Ja kui kellelgi on ka huvi sellega tutvuda täpsemalt, siis tegelikult on see ju täitsa olemas, et saab ka võimalusel lingi panna kuskile, aga ja, et selleks, et kogu see asi saaks nagu korrektselt ikkagi taastatud ja et ta oleks ohutu seal liikuvatele inimestele, et siis me ei pääse sellest suures osas müüri uuesti üles ladumisest. Aigar, palun. Soovid seda küsimust kommenteerida? Ma omalt poolt täiendan siin seda, et ilmselt ja mitte ilmselt, aga kindlasti riigihankes saab olema töövõtja ülesandeks müüri kohta ka tööprojekti koostamine. See tähendab siis konstruktiivset osa läbi joonistamist ja tugevuse ja püsivuse arvutustega hõlmamist. Et ütleme niimoodi, et selle müüri osas see, mis praegu arhitektid või projekteerijad on teinud seda projekti, seda on võetud, on tehtud väikene sondaaž, aga ilmselt lahti kaevetel ja lammutamistel, taastamisel tuleb saada aimu, milline on see vundamendi või müüri vundamendi konstruktsioon, et see asi saaks kohaselt tehtud. Selle kohta on vaja veel edasi minna ja teha ehitajal ka tööprojekti ja võtta vastu vajalikud asjakohased otsused, et lisaselgitusena minu poolt. Aitäh, Aigar. Ja Moonikal on küsimus, palun. Ja tänan, suur tänu. Naabermaja elanikuna on minu küsimus. Kõigepealt komplimendid, väga sümpaatne projekt. Loodame, et saab teoks ja juba lähiajal kaunistama meie piirkonda. Kuid küsimus täpselt jätkan müüri teemadel, ehk siis kas on planeeritud, ma saan aru, et müürid pidid olema kõrgemad kui praegused olemasolevad või oleks võimalus, et nad jääks ikkagi siit Magasini 29 maja poolt samale kõrgusele? Ja tähendab, tegelikult seal Magasini, nüüd asendiplaani näete, jah? Et siin all siis see, mis piirneb nüüd Magasini tänav 29 kinnistuga, see müüri kõrgus tegelikult ei muutu, et see ongi, ütleme siis, säilinud enam-vähem originaalkõrgusel, et ajalooliselt on ta olnud siin ligikaudselt see enamus müüri osa, mis on siit, ütleme siit alates nendest värava ehitise juures olevatest abihoonetest, siis ütleme, terve see perimeeter on olnud umbes 1,8 meetrit kõrge, aga siin tegelikult projekteerimisprotsessis sai selgeks see, et selleks, et seal kalmistu, ütleme, et säiliks nagu see Magasini tänavalt see kalmistu alale vaadeldavus ja ütleme, see silmside ja see aitab ka natuke seda turvalisust tagada, et ütleme seal kõrgemate müüride vahel ei toimuks mingisugust, ma ei tea, mingisugust vandalismi, jah, et siis tegelikult see Magasini tänava poolne müür taastatakse natuke madalamalt ehk siis circa 1,2 meetri kõrguseni. Aga ülejäänud siis taastatakse enam-vähem. Siin on tegelikult natukene on lugu selles ka, et kuna see maapind on, ütleme, siia põhjasuunas kaldu, allapoole, et siis näiteks siinsamas Magasini tänav 29, näiteks siin see parempoolne nurk, et siin on müüri kõrgus vist kuskil 1,5, kui ma ei eksi, oli ja kuna maapind langeb, siis tegelikult see müür läheb nii-öelda horisontaalis, aga maapind siis natukene langeb, et sealt tulevad ka natuke väiksed kõrguse erinevused, aga mitte üle 30 sendi, ütleme, et selles suhtes. Jah, et umbes nii. Aitäh. Ja need kõrguse erinevused ongi sümpaatsed, et see on kuidagi elavasse loodusesse sulandub.
aitäh. Ja palun. Aigar, palun. Jah, et see kõrguse erinevus, et kui me olime eskiisi arutlusel kohvikus Kuusk Ernesto, siis oli joonistatud eskiisis 2 erinevat variatsiooni, kõrgem ja madalam. Ja siis lähtuvalt siis inimeste arusaamisest ja arvamistest, et see ebaturvaline ja teatud kontingent ja kaagid tunnevad ennast seal koduselt ja mugavalt, sai jalutatud see perimeeter veel Toomasega läbi korda mitu, vaadatud sinna platsi sisse nii teerentslist kui ka kõnnitee poolt, nii kodupargi poolt kui ka vahetult kõrvalt. Et lepitud sai kokku see, et sai selle nurga orientiiriks võetud magasiini 29 rida elamu aia nurgapost, et sealt nagu siis edasi minna. Ja tõepoolest, et see sümpaatsus tekib ka loodusest, et see nii-öelda see vertikaal on sinnapoole nagu langev, et ta saab ja seda me oleme arvestanud ja sellest lähtuvalt, et saab see müüri osa olema enam mitte 1,80 m, vaid sellises võtmes, nagu ennem projekteerija seletas. Küll sinna kolmnurga poole, et see on otsustatud, et need ajaloolised müürid jäävad oma endisesse ajaloolisesse altsesse kõrgusesse. Suur tänu. Aitäh nende ammendavate vastuste eest, et suur tänu ka härra Krambergile, kes on pannud meie chatiga kohe juba lingi, kus saab rohkem lugeda ja päris hea ja väga hea ülevaate ka kalmistu ajaloost. Et kes tunneb huvi, siis on kindlasti võimalik nii sellelt lingilt kui ka lähteülesandest ja nendest dokumentidest, millele viitas ka härra Toomas Põld, täiendavalt lugeda, et tegemist on tõesti väga huvitava ajalooga kohaga, mis tasub lugemist, meeles pidamist ja säilitamist ja selle väljatoomist. Aga kas on kellelgi veel küsimusi, mõtteid või ettepanekuid tänase esitletava materjali kohta? Ja, härra Vadim Rivlin. Tervist. Ma tahaksin täpsustada, ma ei kuulnud, kas valvekaamerat on projekteeritud ka territooriumil? Küsimus siis valvekaamerate kohta. Palun. Mina võin omalt poolt juba öelda, et praegu ei ole valvekaamera ette nähtud. Põhiprojekti staadiumis praegu ei ole vähemalt. Et ma nii palju ütlen, et jah, põhiprojekti staadiumis ei ole, et eks elu ja aeg näitab, et see tuleb hiljem ja kui eelarves raha on jällegi tööprojektiga lahendada, et nagu ma enne ütlesin, et kõiki asju peensusteni me praegu, detaili, millest siin enne palju juttu on, et me ei ole lahendanud neid, aga need kõik asjad on lahendatavad. Kas ma sain õigesti aru sellest küsimusest, et härra Rivlin arvab, et neid võiks olla seal, et vältida vandaalitsemist, millest siin natuke on juba põgusalt ka juttu olnud? No jah, on niisuke mõte, et kui on niisuke võimalus olemas, et kindlasti võiks olla ja aitäh vastusest. Aitäh. Nii, kas ma olen äkki jätnud kedagi tähelepanuta, kes on tahtnud küsida või arvamust, et tulnud on ka siis tõesti arvamust chati, et kaamera oleks kindlasti vajalik. Et olen siin teinud ka mõningaid märkmeid teie ettepanekute kohta, et panen ka selle kaamerate ettepaneku siia ilusti kirja, mida saab siis täiendavalt juba läbi arutada. Nii, Alice Haav, palun. Ja, väga tänan väga huvitava sellise tutvustuse eest, et mul lihtsalt jäi kõrvu see, et on Magasini tänava poole plaanis teha seda parkimisala kuidagi uuendada ja sinna luua ka need rattaparkimise kohti, et kas see kõnnitee jääb sarnaselt, et selles osas mingeid muutusi kavandatud ei ole? Härra Põld, palun.
ma ei tea, kas Toomas ei kuule, aga ma omalt poolt ütlen, et kõnnide ruumi keegi ära ei võta, et vaadates Magasini tänava sõiduteed, et seal on piisavalt laiust, et saab isegi teha 2+2 sõiduraja, et seda nagu keegi ja kõndimise ja jalakäijate olustikku pärssima ei ole plaanis hakata. Vabandust, mul oli mikrofon väljas, et ma hakkasin rääkima, aga keegi ei kuulnud, et ühesõnaga siin tegelikult on näha küll, et seda sõiduruumi on seal tõesti palju, et kas või vaatame seda sama see lõige BB, mis on siis see Magasini tänava põhiaru just selles kohas, kus me siis säilitame ka tänavaäärse parkimise ja ütleme, see ristlõige oleks siis selline. Siin on näha siis, et siin on see tänavaäärne hoone ühel pool, teisel pool on siis see 1,2 meetri kõrgune piirdemüür, et siin on tegelikult, me oleme isegi need kõnniteed, mis on väga kehvas seisus seal praegu, nad on seal kuskil 1,5 kuni 2 meetrit laiad, aga me oleme isegi 3 meetrit laiad nad ette näinud, kuna seal on tänavaäärne parkimine ja kui seal tänavaäärses parkimises tehakse veel auto uks lahti, no siis tegelikult peabki olema see 3 meetrit ja kui seal kohe kõrval on see piirdemüür, mis tegelikult ka on, ütleme, ikkagi nagu päris vastu müüri keegi kõnni, et siis tegelikult see 3 meetrit on täiesti selline optimaalne laius seal, et ja ülejäänud siis ongi see, et see tegelikult ka juba praegu on seal ju see tänavaäärne parkimine, küll me oleme oma projektis siin näidanud, et see seda parkimisala võib-olla natukene seal mõni sentimeeter tõsta tänavapinnast kõrgemale, et ta oleks natuke rohkem eraldatud sõiduteest, et see võiks olla, et jah. Aitäh! Nii. See on veel küsimusi. Mõni minut veel mõtete kogumiseks ja et äkki veel kellelgi tuleb mõni kiire küsimus. Aga sellisel juhul, kui küsimusi rohkem ei ole, siis oleme umbes tunniga selle ülevaate saanud anda, küsimustele vastata ning ma tänan teid kõiki ja ma tunnistan, et teie huvi tänase kohtumise vastu oli väga suur ja see oli väga meeldiv, et te tunnete huvi, mis hakkab teie kodu ümbruses või siis natuke kaugemal toimuma ning ka meie ise kesklinna valitsuse poolt tegelikult oleme väga põnevil ja väga ootame seda, et saaksime järgmise sammu astuda ja jõuaks juba ehitamiseni ning et saaks tõesti praeguse projekti, mulle tundub, et see projekt on tõesti väga uhke ja väga väärikas sellele kohale, et näha, kuidas ta siis reaalses elus hakkab välja nägema. Nii et aitäh teile tänasel kohtumisel osalemise eest ja loodetavasti kohtume siis teiega juba sügisel, kui saame juba hakata nautima tehtut. Aitäh teile ja ilusat kolmapäeva õhtut! Aitäh ja jõudu! Aitäh!